Tere, kallid Türgväekoja taroskoobi vaatajad! Meie ühiseks energiaks märtsikuuks on tegelikult võiduenergia, pühitsuse energia, tähistamise energia. Seega meil on mõistlik kõikidel tähistada seda, et me oleme siin, kus me oleme, teeme seda, mida me teeme ja mitte lasta ennast häirida sellest maailmas toimuvast keerulisest olukorrast. Kui me oskame sellest olukorrast leida selle enda õppetunni, siis me saamegi tähistada kõike seda elu, mis meil siin maailmas tegelikult on. Seda headust, me oskame ju seda headust jagada. Nii et tähistagem elu. Tähistagem elu. Kõikidele tähemärkidele on nende ennustused siin all kommentaaris linkidena, otseteena. Kui teile meeldib see, mida te kuulete, näidake seda oma näppudega, vajutage nuppe ja kohtume teiega iga ühe tähemärgi juures. Olge hoitud. Tere, kallid jäärad! Esimese hetkega kaarte vaadates tundub, et kellegile tehakse ettepanek, keegi võtab ettepaneku vastu ja keegi abiellub. Ja kui see päris nii ei ole, siis igal juhul märtsikuu on ette nähtud teil tähelepanu pööramiseks rohkem oma tunnetele, rohkem vaadata sellele elule, mis on väljapool tööd, käia näiteks teatris, kunstinäitustel ja veeta rohkem aega perekonnaseltsis. Samuti on aeg pöörata tähelepanu sellele, mida sulle pakutakse, pakkuda ka edasi või tagasi ning märgata seda, et mida sa jagad, see paljuneb, seega jaga rõõmu, jaga küllust, see paljuneb kiiresti. Ning eriti oluline on tähele panna ka seda, mida sa oled siiani saavutanud, märgata seda ja nautida seda, mida sa oled saavutanud, mida sul on. Ning mitte jätta tähelepanuta ta ütlust, et jagatud rõõm on mitmekordne rõõm. Igal juhul väga oluline tähelepanek selleks kuuks. Anna, võta, jaga ja ole rõõmus. Naudi oma elu, mida sa oled endale loonud. Tere, kallid sünnid! Läbi elu on meile õpetatud, kuidas mingitele olukordadele reageerida, kuidas käituda, mida teha, mis on naljakas, mis ei ole, mis on hea, mis on halb. Kuid märtsikuu on tulnud teile siin, et õpetada või anda teile otsustamise koht, kas te tahate jätkata seda näitemängu või astuda sellest välja. Märtsikuus pead sa otsustama, kas sa tahad olla see marionett, kel kästakse kellelegi jalga ette panna, või sa tahad olla see marioneti juhtija, ehk otsustada ise selle üle, mida sina tahad teha oma eluga, mida sa arvad, et oleks hea teistele teha. Otsustada, kas see, mida sa oled siiani teinud, on see, mida sa tahad edasi teha. Kas meie eesmärk ongi käituda halvasti, panna alati kõikidele teistele jalga ette või siiski hakata elama harmoonias. Igal juhul on käes sinule otsustamise aeg. Kas vanamoodi teater või uutmoodi otsustamine. Tere, kallid kaksikud! Teil on aeg oma mõtted kõik välja kallata maailma, sest praegu on sinu aeg valitseda.
sa oled oma maailma tipus, oskad ühendada nii maad kui vett, valitsed loomade, lindude üle. Linnud on muidugi seal ka kalad, mis toob meid viimase kaardi juurde, et praegune maailm paistab kui teater. Vaata seda lapseliku rõõmuga, tuleta meelde, kuidas sul lapsepõlves oli, mis sulle rõõmu tegi ning ära unusta, et see, mis praegu toimub, ongi teater. Ära võta seda tõsiselt, vaata selle sündmuse taha, saa aru, kes seal niite tõmbab ja miks seda vaja on. Aga nagu ma alustasin, praegu on sinu hetk oma mõtted kõik välja kallata, pürgida sinna poole, kuhu sa tahad ja lõpuks võib-olla on see teater hoopis sinu teater, sina lood seda teatrit. Nii et pane aga peerud mõlemalt otsast põlema ja naudi. Tere, kallid vähid! Teie jaoks märts tähendab muretsemise lõpetamist. Korja oma mõõgad kokku, näita sellele murele keelt ja astu edasi. Allaandmise lipp on juba masti tõmmatud, ei ole enam mõtet vehkida. Ainuke asi, mine võta õues päikest, sest märtsi on kevadkuu, päikest üha rohkem. Tunne sellest mõnu, rõõmu, naudi. Kindlasti leiad endale mõttekaaslasi, kellega koos olla. Seega keera sellele muretsemisele selg, see ei aita sind mitte kuidagi. Tere, kallis lõvi! Sa ühest võitlusest oled, ütleme nii, et võitjana välja tulnud, kuigi see oli lihtsalt allaandmine. Siiski lähed kakled edasi. Mille pärast? Kelle pärast? On see nii väga vajalik? Või saad hoopis ise peksa, sellepärast et allaandmine ei olnud vastaspoole tegelik kavatsus. Märtsikuus on sinul mõistlik oodata, vaadata, jälgida, mitte tormata igale poole torkima, sest et see torkimine ei too sulle kasu. Ei too sulle kasu praegu, tõenäoliselt ei too sulle kasu ka tulevikus. Tasub hoida oma mõte selge ja mitte alluda provokatsioonidele ja oodata. Oodata, kuidas sinu teod vilja kannavad. Nagu ma ütlesin, see torkimine ei pane seda vilja kiiremini kasvama. Tõenäoliselt hoopis vastupidi. Kuivatab puu ja sa ei saa üldse midagi. Seega väga hoolega jälgi, et sa ei lähe peale võitu kellegi käest jälle uut koosat saama ega andma. Puhka, oota, ole rahulik. Tere, kallid neitsid! Märtsikuu toob teile väga erinevaid soovitusi. Alustada võiks näiteks sellest, et märtsikuus käitu nagu narr. Katseta kõik järgi. Vaata, kui sul tuleb mingisugune mõte, tee, proovi. Ära mõtle sellele, et mida teised vaatavad või mõtlevad sinust. Lihtsalt käi, tee, ole. Sest sinus on seda jõudu ka vaadata sellele koletisele kurku. Osata kõikidest asjadest võtta viimast ennast kehtestada. Ja selle kõige tõttu, mida sa teed, mida sa oled õppinud, mida sa oled katsetanud,
mida sa julged vaadata, ka niisugust, mida teised ei pruugi julgeda. Oled sa väga heaks õpetajaks teistele. Sinu kõikide mõtete küljes riputakse, oodatakse, et sa ütleksid oma arvamust, oodatakse, et sa aitaksid, sa õpetaksid, jagaksid oma tarkust. Ja selle tarkuse jagamisel sa oledki nagu see tammepuu, sa tead, sa oled kogenud, sa räägid oma oskustest ja samas sa oled kindel ja turvaline. Seega ära karda olla narr, sest lõpuks oled sina see kuningas, kes oskab, teab ja kelle käest tullakse abi küsima. Tere, kallid kaalud. Kui siiani võis tunduda, et teie elus võib-olla ei ole kõige kergem olnud, siis praegu on saatuse jumalatel käsil sinu õnneratta veeretamise aeg ja tavaliselt see näitab, et tuleb muutusi. Ja kui sul siiamaani läks kehvasti, siis nüüd sinu õnn pöördub. Sinu looming voolab sinust välja. Kõik see, mida sa oled õppinud, see tuleb nüüd kasutusse võtta. Sa leiad oma unistuste tee ja hakkad selle poole liikuma. Ja kõik see, mis sinust välja voolab, see on väga hea, see aitab ka teisi, sest et vesi on ju selline, mida ta puudutab, selle ta paneb kasvama. Ja praegu on kevad, praegu on mahlajooksu aeg. See tähendab, et varsti tulevad lehed, kõik läheb kasvama. Sa oled kogunud oma elus päris korraliku pagasi, teadmiste pagasi ja nüüd on aeg seda jagada teistele. Ja kui sa teistele seda jagada ei taha, siis vähemalt võtta see enda jaoks kasutusse. Ja selle kasutusse võtmise tagajärjel ka teised näevad, kuidas sina oma elu muudad, sinu elu paremaks läheb. Ja selle tõttu vaatavad ka nemad, et on mõistlik teha mõningaid muudatusi enda elus. Seega rahulikult täida enda kruusi ja kõik see, mis üle läheb, selle saad anda teistele. Ära ole kade, jaga. Tere, kallid skorpionid. Märtsikuu on selline hetk, kus tõenäoliselt kas on vaja maha jätta või sa tahad vana maha jätta, minema minna. Kõik see, mis siiamaani sind meelitas, sulle meeldis, mida sa tegid, see ei tundu enam nii hea. See pigem juba hakkab sind takistama, kinni hoidma. Et nüüd on aeg minna maailma vallutama, maailma avastama. Võta oma tarkus, oma nutikus oma endale kaasa ja otsi need uued tuuled, millega minna edasi. Sest et maailm on lahti sinu ees. Kõik see vana, on vaja ära põletada või see juba on ise põlema läinud. See ei aita sind. Astu julgelt edasi. Mõningatel juhtudel see tähendab ka päris reisi, et reisimiseks võib-olla on aeg soodne ja otsi need uued mõtted, uued ideed, võta nendest kindlalt kinni ja hakka nendega edasi tegelema, kas või teisel pool merd. Tere, kallis hambur. Sinu märtsikuu tuleb huvitav.
kui sa suudad panna vastu tahtmisele olla sneaky little bastard, siis oskad sa oma elu hoida tasakaalus, oskad teha õigeid valikuid, saavutad selle mõnusa heaolu elus, kus sul on kõik seda, mida sa tahad, kõik seda sa oskad saavutada, sa oskad seda hoida, oskad seda kasvatada. Sul tuleb sisse igast uksest, aknast kõik see parandus. Aga kui sa lased oma sisemisel kuradikesel üle võtta ennast, allud tema välja pakutud pahedele, siis kindlasti ei suuda sa olla tasakaalus, sa hakkad oma raha viskama sinna-tänna igale poole, et tasub jah, märtsikuus panna tähele, et kummale poole sa tahad minna, kas ta tahad olla see pisikene kuradikene ja teistele käru keerata ja lõppkokkuvõttes sa keerad sellega endale käru, või sa võitled selle kuradikesega ja saad oma impeeriumit suurendada, laiendada ja oskad hoolitseda teiste eest ka nii, et teised rahule jäävad lisaks sulle endale. Tere, kallis kaljukits! Sinul on märtsikuu ette tulemas väga maine. Pead minema läbi märtsi nagu kuninganna, kes oskab oma alamate eest väga hästi hoolitseda nii materiaalses kui vaimses plaanis. Et kindlasti leiad sa selle hetke, kus saad aru, et kas sina käitud oma sisseõpitud mustrit järgi, mis sind edasi suunavad nagu marionettnukku, või sa oskad enda teadmised võtta kasutusele ja iseenda elu niitidest tõmmata sinna suunda, kus sinul vaja on, kus sinu kõige parem eesmärk on. Ja see kindlasti ei tähenda seda, et see elu kerge on. Sulle võidakse jalga ette panna, sa võid ise endale jala ette panna, et mitte saavutada seda, milleks sa võimeline oled. Aga kui sa sellest aru saad, kui sa siiski oskad neid lõkse vältida, siis tuleb see aeg, kus kõik see materiaalne küllus tuleb sinu juurde. Kõik see, mille jaoks oled õppinud, see hakkab vilja kandma. Sa liigud vahest edasi ka lausa linnutiivul, siin küll pildi peal ratta abil, et vahepeal kõnnid, vahepeal sõidad rattaga. Et väga hea kuu, kui sa oskad märgata seda hetke, kas sa ise juhid ennast või juhivad sind kellegi teise nöörid. Nii et ära pane endale jalga ette ja astu võimsalt edasi. Tere, kallis veepalaja! Sinu jaoks toob märtsikuu samuti kas reisimist või uute maailmade avastamist teistel viisidel. Igatahes tasub väga hoolega jälgida mängu, kuhu sa astud, mida sa teed, mida sa mõtled, ja vastavalt sellele tuleb sulle ka tulemused, mida hoolikamalt sa jälgid, mida hoolikamalt sa läbi mõtled oma tegevused, seda parem tulemus tuleb. Ja need tulemused toovad kaasa samamoodi uued mõtted, uued ideed, uued lennukad ettepanekud. Nendest tasub kõikidest väga kindlalt kahe käega kinni haarata, sest et see uus
see väga hästi mängitud mineviku teod toovad sulle väga palju uusi võimalusi, nii et see võib ka tähendadagi seda, et sa reisid üle mere uutele maadele, uutele töökohtadele, uutele võimalustele. Nii et võta julgelt nendest võimalustest kinni ja ole nutikas oma edasises tegevuses, oma teadmiste ja varanduste kasvatamisel. Nii et haara kinni ja pane edasi. Tere, kallid kalad! Teie märtsikuu muutub väga traditsiooniliselt hierarhilisest maailmapildist pigem selliseks võrdsete võimaluste või oskuste või tahtmiste ajaks. Et kõik see, mis vanasti nii-öelda traditsiooniliselt toimis, et keegi oli ülemus, keegi oli alluv, see jääb sinust nüüd maha, sa näitad sellele keelt, sa korjad kokku oma teadmised tollest ajast, võtad kaasa selle, mis nagu vaja, mida vaja ei ole, selle jätad maha ning lood edasi oma elu võrdsuse, sõpruse, tasakaalu peale. Et kõik see, mida sa annad, sama palju sa saad tagasi ja kõik see, mida sa saad, seda sa jagad laiali. Ja ainult niimoodi saad sa edasi